Tere tulemast taas kirikusse selle väikese videopalvuse kaudu. Täna pühitseme 3. ülestõusmisaja pühapäeva, mille teema pealkirjaks on Hea karjane. Ja me alustame palvega. Kõige väeline Jumal, sa oled tõstnud surmast issanda Jeesuse, meie suure karjase. Läkita meidki karjastena otsima kadunuid, parandama haavatuid ja toitma üksteist tunnetuse ja mõistmisega. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen. Hea orelimuusika on midagi sellist, millest küllap paljud meist praegu puudust tunneme. Orel kirikus Bachi meloodiad, see, mismoodi see hinge ülendab, on edasi andmatu ilmselt ühegi videoklipi või interneti vahendusel. Seda peab siin koha peal kogema. Aga selle maailma asjadega on ikka nõnda, et nad on head või halvad ikka selles konkreetses kontekstis, kus me oleme harjunud neid nägema. Mõni pereisa, armastatud perepea võib oma töö juures olla vihatud türann. Bachi muusika kirikus ülendab hinge, aga võib-olla juubelilaua taustal me seda väga hästi ette ei kujuta. Tänase pühapäeva nimetus Hea karjane tuleb Johannese evangeeliumist, kus Jeesus kasutab enda kohta mitmeid allegooriaid. Mina olen hea karjane, ka uks, tee, tõde ja elu ja nõnda edasi. Uurijad ütlevad, et Johannese evangeelium sisaldab palju esimeste kristlaste tunnistusi Jeesuse kohta, kuidas nemad teda nägid või kogesid. Tõepoolest, kui me vaatame näiteks vanimat Markuse evangeeliumit, siis seal Jeesus sugugi ei lase ennast heaks nimetada, vaid vastupidi. Kui tema juurde tuleb keegi, ütleb hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu, siis Jeesuse vastus on talle üsna üllatav meie jaoks. Miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks Jumal. Küllap Jeesus sai väga hästi aru, et tõepoolest selline määratlus nagu hea tema kohta päris lõpuni ju paikagi ei saa pidada. Oli palju neid, kelle meelest oli Jeesus kaugelt kui hea. Ta oli pigem vihatud, ta mõisteti kohtus süüdi riigi vastases tegevuses, talle heideti ette Jumala teotust ja lõpuks hukati. Ilmselgelt oli palju neid, kes arvasid, et Jeesus ei ole
hea. Ainult üks saab olla hea, see on Jumal, keda me ei saa asetada ühtegi meile tuttavasse konteksti ja võrdlusesse ja seetõttu saame tema kohta selliseid mõisteid kasutada. Jeesus on väga aus, ütleb, Jumal on hea. Ja paarkümmend aastat hiljem tõesti kristlased siiski andsid Johannese evangeeliumis siis talle sellise määratluse või väljendasid oma usku veendumust, et on hea, aga ta on hea karjasena. Kirik annab meile tänasel pühapäeval sellise hea karjase mõistest arusaamiseks kirjakoha Jeremiia raamatust, kus öeldakse või tuuakse esile selline vastandus, kus on head karjased ja halvad. Halvad on need, kes on pillutanud lambad, ajanud nad ära ega ole vaadanud nende järele. Ja vastupidiselt hea tunnuseks on siis see, et hea karjane kogub oma lambad kõigist maadest, kuhu ta on nad ajanud, toob tagasi nende karjamaale. Nad on siis viljakad ja neid saab palju. See vastandus, laiali pillutamine, minema ajamine ja tagasi kogumine ja tagasi kutsumine kirjeldab ka Jeesuse tegevust päris ilmekalt. Kui me vaatame evangeeliumis, siis me ei leia sellist kohta, kus ta oleks käinud ringi ja inimestele näpuga viibutanud ja öelnud, et seda sa ei tohi teha või sedasi sa ei või käituda või ette heitnud neile nende eksimusi või pattu või süüd. Pigem ta läheb nende juurde neid vastu võttes ja meeleparandus, kui selline leiab aset alles selle tingimusteta vastuvõtmise tulemusena. Ka Jeesuse enda vastased, mõtleme näiteks apostel Pauluse peale, kes alguses oli tõsine Kristuse tagakiusaja, kristlaste vaenaja, siis Paulus kirjeldab oma pöördumiskogemust, ta näeb nägemust, kuidas Jeesus tuleb. Samuti ta ei heida midagi otseselt ette, vaid ta esitab küsimuse, Saulus, miks sa mind taga kiusad? Just see on see viis, kuidas Jeesus siis hea karjasena toimib ja karjatab. Ta läheb inimeste juurde ja esitab neile küsimusi. Sageli ka oma õpetust edasi andes tähendamissõnade lõpus ta ikka küsib, aga mis teie arvate? Jeesuse kui hea karjase sauaks ei ole siis käsk ega ranged moraalinormid, vaid küsimused, mis panevad meid vaatama iseenestesse ja küsima selle järele, aga kes ma siis olen, mis teed ma käin, kuhu ma tahan jõuda ja mis on kogu minu olemasolu mõte ja kus see lähtub ja kuhu see lõpuks peaks välja jõudma. Nii võime ka öelda, et ristiusk on süvenemise usk. Muidugi selliselt ka teinekord raske usk. Alati on lihtsam olla pealiskaudne, öelda, see on hea, see on halb, need on õiged, need on valed, siin on pühad ja siin on patused, siin on põrgu ja siin on paradiis ja nõnda edasi. Kristus kutsub meid vaatama sügavamale ja süvenema, mitte piirduma selliste pealiskaudsete otsustega, vaid vastama ka tõsiselt sellele küsimusele, mida me inimestena siin elus vajame ja märkama seda, mida tegelikult inimesed meie ümber vajame. Me oleme kutsutud ise toimima sarnasel moel heade karjastena, need, kes pigem koguvad, võtavad vastu, koondavad, kui ajavad minema, pillutavad ja hirmutavad. Olgu see hea karjase pühapäeva sõnum siis meile ka täna selleks heaks julgustuseks, et Kristuse juurde on hea minna. Ta võtab igal juhul meid vastu. Jah, ta esitab meile vahest keerulisi ja raskeid küsimusi, aga juba see, et me hakkame nende küsimuste peale mõtlema, näitab, et me kõnnime ühte head teed, mis saab viia meid lähemale sellele, mida Taaveti 23. psalmis tänasel pühapäeval kirjeldatakse, kus on haljad aasad ja hingamisvesi, mida me enestele leiame. Me saame toidetud ja me leiame rahu. Aamen. Ja me lõpetame oma tänase väikese palvuse eest palvetega. Kõige väeline Jumal, me palume esmalt tarkust iseenestele, et võiksime hea karjase eeskujul toimides toetada, trööstida, koguda ja julgustada inimesi, kes on meie kõrval, ka eriti neid, kellel on keeruline, kellel on täna raske.
aita, et meie elu, meie sõnad ja meie teod võiksid peegeldada Kristuse loomust ja olemust, nõnda et inimesed meie ümber saavad julgustatud, rõõmsateks ja mõistavad vaadata Kristuse peale ja tema õpetuse ja elu valgel hinnata iseenda elu ja oma teed siin selles ajas ja maailmas. Palume praegusel raskel ajal sinu kätte jätkuvalt meditsiinitöötajad, jätkuvalt need, kes on haiged ja võitlevad tervise pärast. Palume need, kes on surnud, et nende päralt võiks olla rahu ja valgus. Kõik oma eespalved võtame kokku Kristuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kaunist ülestõusmisaja jätku. Jäägem terveks.